kooli lastega. Aga alustame siis täiesti algusest. Sa mäletad seda korda, kui sa esimest korda said suusad alla? Oi, vist ei mäleta. Ma olingi äkki siis kas 1 või 2 aastane. Mul justkui nagu mingid mälupildid on võib-olla mingitest esimestest kordadest, aga ma arvan, et seda päris esimest korda ma ikka ei mäleta. Ja võib-olla on ka mingid hetked, kus ma nii-öelda enda arust mõtlen, et see oli siis esimene kord, ma mäletan, aga tegelikult see võib-olla on üldse mingi välja mõeldud minu enda jaoks nii-öelda mu enda peas. Et nii väiksena ei mäleta, et ma arvan, mu esimesed siuksed mälestused üldse võib-olla hakkavadki seal 5-6 aastasest saadik umbes seal. Okei. Kuidas just see spordiala? No mina jõudsin freestyle suusatamiseni läbi oma isa, kuna tema siis nii-öelda oma sõpradega harrastas seda mingil määral, et siis kuidagi võeti mind ka mäele kaasa ja seal kuidagi hakkas see nii-öelda vaikselt minema, et ega ma arvan, et mis olin ikka 5 aastane, kui ma hakkasin freestyle'iga tegelema, et ega selles vanuses võib-olla nagu ise nii-öelda ei lähe võib-olla mäele või ei lähe niimoodi parki ka, et see ikkagi oli nii-öelda siis suunatud. Sporti suhtub ka vigastusi. Kuidas sul nende vigastustega on läinud? Palju need on olnud? Ja kuidas siis sealt leida uuesti see julgus uuesti minna mäele või hüpped nii-öelda nagu tegema? Mul on olnud päris mitmeid vigastusi. Ma ei tea, kas ma kõiki neid mäletan ka. No mul on olnud, ma olen käinud 4 korda põlveoperatsioonil, et tegelikult taastun ka praegu põlvevigastusest. Siis mul on olnud mõlemad ranglud katki, mul on olnud käeluu või siis pöidlaluu vist 3 korda katki, varbaluu on ükskord katki olnud. Et õnneks neid vigastusi, kui võtta seda, et kui pikalt ma olen seda sporti teinud, mis on põhimõtteliselt sellesse saadud, ma olen 5 aastane ja praegu olen 23 aastane, siis selle nii-öelda 18 aasta jooksul neid ikka on olnud siuke 10 vigastus, ma arvan ikka on ju, aga selles mõttes, et võiks ka palju hullem olla. Ja eks hooaja vältel ikka mingeid siukseid väiksemaid vigastusi on, aga need võib-olla ei tähenda alati seda, et tuleb mingi paus teha või tuleb kuskil operatsioonile minna või peab käsikipsis olema, et need võib-olla on siukseid nii-öelda väikseid mingeid põrutusi või peenitusi ikkagi nagu rohkem. Aga mis puudutab just seda tagasi nii-öelda sporti minemist või seda julgust, et kus see tuleb, siis ma arvan, et üks asi, mis hästi sellele kaasa aitab või kus see julgus nüüd siis tulebki, ongi see, et ma olen seda lihtsalt nii pikalt teinud. Et kui ma võib-olla oleksin läinud oma esimest hüpet kunagi tegema ja oleksin siis kohe väga nii-öelda raskelt vigastada saanud, siis mul kindlasti poleks olnud seda julgust, et uuesti minna tegema. Aga kuna enamus aega ma olen ikkagi ju seda sporti teinud ilma vigastusteta, et siis ka pärast vigastust tegelikult on nagu mingil määral see teadmine, et ma tegelikult tean, mis ma tegema pean, on ju, enamus aega ma ei saa vigastada, et see risk on ka, ma ei tea, tänaval kõndides tegelikult, et või talvel libiseda ja vigastada ennast. Ja praegu põlvevigastused on ka veelgi nagu keerulisemad ja nendest nii-öelda siis just vaimselt taastumine on kindlasti keerulisem. Aga ma kuidagi ei ole endale ise kunagi tahtnud mingeid, ma ei tea, liiga suuri ootusi või kuidagi eesmärke seada või just kiirustada ennast tagant selle nii-öelda tagasi võistlema minemisega. Et aeg on lihtsalt näidanud, et küll see julgus ka õigel ajal ise tuleb. Et kas või pärast operatsiooni alguses on näiteks see, et tundub, kui sa oledki seal karkudega paar päeva operatsioonist möödas, siis sa ei saa isegi normaalselt kõndida, siis ei kujuta isegi ette, et sa peaksid ühel päeval kõndima uuesti normaalselt, nagu tavainimene kõnnib või jooksma. Et nagu sel hetkel tundub, et isegi nagu need kõige lihtsamad ja väiksemad asjad nagu võimatud. Aga siis, kui kuidagi vaikselt hakkad taastuma, siis see tuleb nii-öelda samm-sammult ja ma arvan, et nii-öelda tippsporti naasmisega on seesama, et alguses, kui hakkad uuesti kas või kõndima, siis tundub, et ei kurat, ma sinna nurmale küll uuesti ikkagi ei lähe, et see on nii liiga nagu, ma ei tea, hirmus või liiga ohtlik. Aga siis, kui sa jälle nagu taastud rohkem ja saad aru, et sa võid nii-öelda maa peal hüppeid teha, siis tegelikult mitte midagi ei juhtu ja siis kuidagi niimoodi samm-sammult saad aru, et tegelikult on okei uuesti mäelega minna. Väga äge. Kuidas näeb siis välja sinu praegune elu figuursuusatajana nii-öelda? Kuidas see igapäeva treeningud, kuidas see igapäeva nii-öelda nagu ettevalmistus siis ikkagi lõpuks on eesmärk kusagile võistlustele minna või kuidas igapäevaelu sul välja näeb? No kuna hetkel ma taastungi põlvevigastusest või põlveoperatsioonist, siis mul
hetkel on trenne põhimõtteliselt 3 kuni 4 korda nädalas, mis on siis nii-öelda kindlad trennid, et kuna ma olen üleüldse hästi sportliku eluviisiga ja nii-öelda oma nende kohustuslike trennide kõrvale teen ka igast muud sporti ja igast erinevaid trenne veel, et siis tegelikult lõpus ma arvan, et ikkagi peaaegu iga päev nädalast ma nii-öelda mingit sporti teen, aga jah, neid siukseid nii-öelda kohustuslikke trenne on jah kuskil 3 kuni 4 ja noh, ongi 1 kord päevas ja kuna ma praegu koolis ei käi ja ei õpi, siis on nii-öelda ka ajalises mõttes nagu hästi vaba kava selle kõigega, et mis hetkel ma trennil lähen, mõnikord lähengi õhtuti, mõnikord käin just hommikul ära, kui tean, et õhtul on mingit muud toimetamist, et jah, olen nii-öelda ise oma aja peremees ja noh, mõnikord on ka see, et hommikul ei ole võib-olla väga motivatsiooni trenni minna, siis lükkan seda edasi ja lähen lõpuks õhtul. Mis sinu elus on veel peale vigursuusatamise? Mul on väga palju asju, nagu ma ütlesin ennem ka, et siis ma oma nii-öelda kohustuslike trennide kõrval teen igast erinevaid sporte. Veel olen hästi aktiivne, et siis mulle meeldib väga padelit mängida, ma käin oma koeraga trennides, käin ka võistlemas, just nädalavahetusel käisingi temaga ka võistlustel. Et need on sellised kuidagi põhiasjad, ma arvan, mille ümber mu elu tiirleb, aga noh, on ka palju sõpru, kellega ma, eriti praegu, kui ma olen nii-öelda Eestis, siis ma üritan nendega eriti palju aega koos veeta, et noh, võistlushooajal, kui ma olen peaaegu pool aastast nii-öelda välismaal, siis mul ei ole aega, et sõpru näha ja nendega midagi toredat koos teha, et siis praegu ma nagu eriti väärtustan seda aega ja üritan ka nendega rohkem aega veeta. Mis on sinu enda jaoks sinu kõige suuremad võidud olnud? Ma arvan, on päris mitmeid. Eks ma arvan, mu esimene X-Gamesi võit on kindlasti üks olulisemaid minu jaoks, et see on, ma arvan, selline justkui algus minu karjäärile. Siis ka võib-olla kohe järgmisel aastal, kui ma uuesti selle X-Gamesi võitsin. Siis maailmameistri-tiitel on kindlasti väga olulise tähtsusega minu jaoks ja ma arvan, et see kõige olulisem on ikkagi olümpiamängude pronks, et see tuli nii-öelda kuidagi väga raske, nii-öelda mingil määral väga raskelt, et ma olin oma elus enne seda olümpiat nagu väga raskes kohas ja ma olen mul enda üle lihtsalt väga hea meel, et ma suutsin nii-öelda olenemata selle kõigele ennast kokku võtta ja nii-öelda teadsin, kuhu ma jõuda tahan ja mis mu eesmärgid on ja suutsin ka need saavutada. Juba enne natuke mainisid seda nii-öelda nagu vaimset poolt, et kui on juhtunud õnnetus, oli võib-olla natuke keeruline tagasi minna, aga kuidas nende emotsioonidega on need võistlused, et publik on kohal, see endal võib-olla sees see pinge, kuidas sa sellega toime tuled? No eks see tegelikult enne võistlus mingid närv sees on, et ma arvan, et see on nagu väga normaalne ja loomulikult see on kõigil. Et noh, oligi nagu ma ütlesin, ma käisin just nädalavahetusel oma koeraga võistlemas. Et mul isegi seal oli närv sees, mis tundub siuke nagu, et justkui nii nagu tavaline või suvaline võistlus võrreldes sellega, kus ma muidu võistlen või mis tasemel on ja aga minu arust siukene nagu mingil määral see nagu närv on alati pigem positiivne ja hea, see tähendab seda, et ma ei muutu oma trikkidega või oma kavaga lohakaks, ma ikkagi keskendun, et see natuke nagu hoiabki kuidagi ennast ka rohkem võib-olla kontrolli all ja suudabki võib-olla paremini nii-öelda ennast kontrollida võistlustingimustes. Aga üldiselt minul see võistlusnärv hästi palju sõltub sellest, et kui hästi ma olen võistlusi ette valmistunud. Et kui näiteks me oleme saanud mingil sellel võistlusrajal väga vähe treenida, ei ole väga palju kordi saanud, ma pole saanud võib-olla täies mahus oma võistlussõitu harjutada selliselt, et ma tunneksin 100% enesekindlalt, siis mul kindlasti on see närv alati suurem, sest et noh, need asju või mingid faktoreid, mis võivad valesti minna rohkem, kui siis, kui ma olen saanud oma kava mitu korda läbi harjutada ja ma tunnengi ennast selle peale enesekindlalt ja mugavalt, et siis on see närv kindlasti ka nagu palju väiksem. Aga minul üldiselt on hästi palju, või mis mulle aitab selle närviga natuke nagu toime tulla või seda kontrolli all hoida, on ka see, et ma nii-öelda panengi silmad kinni, visualiseerin, mõtlen oma selle sõidu kõik läbi, mis ma täpselt tegema pean. Ja ma olen ka päris mitu aastat juba spordipsühholoogi abi kasutanud, et ka tema on mulle hästi palju igast erinevaid trikke ja nippe õpetanud, et kuidas siis nende pingeliste olukordadega toime tulla ja kuidas ennast nagu paremini siis juhtida ja suunata. Kui sa ei oleks suusataja, kes sa siis oleksid? Või mis sa siis teeksid? Tõenäoliselt ikkagi mingit sporti ma eeldan. Et väiksena ka ma tahtsin
tahtsin ilusutajaks saada, ma tahtsin ilusutamistrenni minna, siis ma tahtsin balletti tantsima minna, siis oli veel mingit tantsutrenni, kuhu ma tahtsin minna ja mingi hetk ma käisin tegelikult korvpallitrennis ja ma arvan, et see korvpall poleks kindlasti olnud see, kus ma oleks edasi liikunud, see oli lihtsalt sihuke huvitav katsetus vahepeal. Aga ega ma lõpuks ei teagi, kus ma oleksin, et ega seda niimoodi väga raske ette ennustada, aga kuna ma praegu teen väga palju sporti, aga ma noorena juba tegelikult mulle meeldis see aktiivne eluviis, et siis ma arvan, et ikkagi ma oleksin kuidagi sinna nii-öelda spordisuuna peale jäänud. Väga toredad mõtted. Aga on sul mõni unistus ka? Midagi, millest sa unistad? See võib olla seotud ükskõik nii-öelda nagu millega, võib-olla ka spordiga seotud. On sul mõni unistus, mis sa tahaksid, et täituks? Praegu võib-olla ma unistan kõige rohkem sellest, et kui ma nüüd tagasi sügisest võistlema ja treenima lähen ja hakkan siis nii-öelda oma neid punkte koguma, et mis on olümpiaks kvalifitseeruda, et siis mu unistus on see, et kõik läheks nii-öelda plaanipäraselt ja ei tuleks mingeid uusi vigastusi, et eks ma praegu oli 2 tõsist põlvevigastust järjest olnud, et eks see ikka natukene tekitab ka mingil määral ikkagi seda nagu hirmu, et äkki nüüd juhtub uuesti, et siis ma unistan sellest, et seda juhtuks ja kõik läheks nii-öelda plaanipäraselt, et saaks nii-öelda selle hooaja tehtud ilma mingite nii-öelda probleemideta. Kuidas sa tunned, kaua see suusatamine on sinu nii-öelda nagu põhifookus, et kas see on see miski, mis jääb mingiks ajaks sinuga veel? No eks seda mõtet on päris palju olnud ja seda küsimust ka, et kui kaua, et ega mul endal head vastust sellele ei ole, et ma juba algselt, kui ma lõpetasin treenimise oma isaga, mis oli 2019 aasta sügisel, siis mul käisid juba korra peast läbi need lõpetamise mõtted, siis ma nii-öelda ikkagi otsustasin jätkata ja siis mõtlesin, et teen selle 2022 olümpia ära ja pärast seda tõmban siis otsad kokku, siia ma juba otsi kokku tõmmanud, et kogu aeg nagu, või vahepeal ongi mingid mõtted, et nii kaua teen ja siis, aga kuidagi, kuna ma olen seda terve elu teinud, siis ma ei oska ka oma elu ilma selleta ette kujutada, et mis ma siis muud teeksin või mis must siis saaks, et ja kuidagi kõik, ma arvan, inimestel on elus tihti vajagi nii-öelda seda tunnet, et nad peavad midagi tegema kogu aeg, et ei saa niisama käed rüppes istuda. Et siis ka mul on see, et ma lihtsalt, ma arvan, nii kaua, kui mul ei ole mingit teist head plaani, mida ma teen, et siis nii kaua ma jätkan või siis, kui just ühel hetkel ma tõesti tunnen, et nüüd ongi aeg lõpetada, et olgu see selleks siis vigastused, et ka praegu tegelikult ma ei tea, kuidas mu keha nüüd uuesti peaks selle nii-öelda koormusele vastu pidama, et ega üldiselt seda sporti küll harrastataksegi kuni niisugune, ma ei tea, 30 eluaastani, 28, kuskil sinnamaani. Ja tihti ka just lõpetataksegi tegelikult sporti sellepärast, et keha lihtsalt ei pea enam vastu, ongi nii palju vigastusi olnud ja ühel hetkel lihtsalt ei suudetagi enam nendest vigastustest nii-öelda edukalt sporti naasta või ma pean edukalt selle on silmas seda just, et ongi kaugelt põlved vaatavad, et sa ei saa korralikult oma sooritusele keskenduda. Et eks mul ole ka natukene nagu see hirm, et siis peabki nii-öelda jooksvalt vaatama, aga praegu vähemalt olümpiani siis võistelda ja teha on kindlasti plaan, et siis pärast seda peab vaatama, et aga ma räägin nii kaua, kui ei ole mingit head teist plaani või ideed, et siis on nagu väga raske ära lõpetada, kuna ma lihtsalt olen harjunud seda tegema. Mis see üks mõte on, mida sa tahaksid, sa oled meil noori täis, kes tegelevad ka erinevate spordialadega, mis see üks mõte, mida sa tahaksid neile kaasa anda? Ma arvan, et see on see, et vahet ei ole, mis te elus ette võtate, et nautige seda ja võib-olla vahepeal just ka mingeid suunasi validagi just vastavalt sellele, et mis siis endale tegelikult meeldib ikkagi teha, et vahet ei ole, mida me teeme või kui palju me elus teeme, siis lõpuks me ikkagi tüdineme nii-öelda asjadest ära, et ma kujutan ette, et koolis käimine ka ei ole kõigile igapäevaselt võib-olla meele järgi just, aga mida rohkem meile see tegevus, mida me teeme, olgu selleks siis mingi õpingud ülikoolis või mingi töö või mingi eriala, mida te tahate kunagi nii-öelda õppida, et siis üritage just mõelda sellele, et mis teile endale nii-öelda meeldib ja mis teie kutsumus on, et siis on nii-öelda palju lihtsam seda motivatsiooni hoida, kui sa tegelikult ikkagi ise seda tegemist naudid. Väga hea. Võtame saalist ka 3 küsimust, kõike me küsimusi ei jõua võtta, aga kui sa tunned, et on midagi, mida sa tahaksid Kelly käest täna küsida, siis on see võimalus. Jaa, palun.
su lemmikvärv on? mu lemmikvärv? Ma arvan, et sihuke hele lilla, aga mulle meeldivad igast veel mingid värvid, no ma ei tea, must võib öelda, et on ka mu lemmikvärv nagu paljudel eestlastel. Aga jah, ma arvan, et nagu sihukestest värvidest hele lilla või sihuke lillakas sinakas on ka hästi mu lemmik. Sealt tagant täitsa. Leelo. Jaa, võib nii öelda küll, et see on praegu siis see, millega ma nii-öelda ka nii-öelda raha teenin ja millest ma ära elan, et see on jah, võib küll öelda nii, et see on minu töö. Ja võtame siit, palun. Kus sa reisimas oled käinud? Ma olen väga palju üle maailma erinevates kohtades käinud, et noh, kuna te teate ka, et meil Eestis siin väga suuri mägesid ei ole, siis siin on raske nii-öelda treenida, et mingid võimalused siin on, aga ka mu võistlused on igal pool üle maailma, et ma olen käinud, kõige kaugem koht, kus ma käinud olen, on Uus-Meremaa, et sinna siis reisib põhimõtteliselt 2 ööpäeva Eestist. Ja noh, ma olen käinud Ameerikas, Kanadas, Euroopas nendes mägisemates riikides nagu Austria, Šveits, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja muidugi ka need Soome, Rootsi, Norra on ju, Läti, Leedu, Poola. Et Euroopas ma arvan, ma olen tegelikult ikkagi nagu enamus riikides käinud, ma olen ka Hollandis käinud, ma olen Belgias käinud, ma olen Portugalis käinud. Jah, mul võib isegi tule kõik riigid meelde kohe, kus ma käinud olen, aga neid ikka on päris mitmeid. Nii, sealt tagant palun. Mitu karikat ja medalit sul on? Ma ei ole neid kokku lugenud ja ma ei ole ka kunagi nii-öelda seda lugema hakanud või nii-öelda üritanud siis pärast igast võistlust meeles pidada, et kui palju mul neid on. Ja mul ei olegi sellele head vastust ja ma isegi tegelikult ei tea, kui paljudel võistlustel ma kokku olen võistelnud. Nii palju ma võin öelda, et mul on 10 X-Gamesi medalit, millest 6 on kullad, siis mul on olümpiapronks, mul on MM-i medal ja siis ma olen ka tegelikult MK-del osalenud, ma isegi ei tea, kui palju sealt mul medaleid on. Ja kui ma noorem olin, siis ma võistlesin hästi palju sihukestel mingitel väiksematel võistlustel ja kas mingi aeg äkki ei olnud mingi statistika, et ma olen järjest äkki võitnud kas mingi 32 võistlust või midagi sihukest. Nii et ma arvan, et see number, et kui palju mul siin mingeid medaleid või karikaid on ikka sinna, ma arvan, sihuke 50 ringi, kui mitte rohkem isegi. Nii, palun. Mis on su esimene saavutus, mida sa mäletad? Esimene saavutus. Võib-olla see on Eestis üks võistlus. Ma võisin ka äkki olla 5-6-aastane. See oli siis Tallinnas, meil oli Männikul vettehüppevõistlus, kus siis oli ehitatud niisugune vettehüppetorn, kus sa saadki suuskadega hoogu võtta, siis on hüpe ja maandud vette. Et see oli minu esimene võistlus, mida ma vist mäletan ja äkki ma kuskil varem ka võistlenud. Aga see on niisugune esimene, mis mul praegu endale meelde tuli. Ja ma mäletan, et seal oli ka hästi huvitav see, et ma olin 5-6-aastane ja ma võistlesin naisteklassis, mitte lastega, et lasteklass oli ka eraldi. Ja siis oli lasteklassi autosustamine ja mind siis poodiumile ei kutsutud. Ja ka mina ju tol hetkel ei teadnud 5-6-aastasena, et mind pandi naisteklassi kirja, mitte laste omasse. Et mina ikka mõtlesin, et ma olen ju lapsed, ma võistlen lastega. Ja siis, kui sinna poodiumile lasteklassi autosustamise ajal mind ei kutsutud, siis ma hakkasin nutma. Ja siis mu vanemad lohutasid ka, ütlesid, et oot, et sa võistlesid naisteklassis. No siis mul muidugi õnnestus see võistlus võita, aga alguses ma mäletan küll, see paanik oli suur, kui lasteklassis poodiumil ei saanud. Palun. Et nagu, kui vana sa oled? Kui vana ma praegu olen? 23 aastane olen praegu. Jaa. Aga kuidas sa praegu saad treenida? No praegu, kuna ma olen vigastatud, siis ma hästi palju treenin Eestis olles ja käingi jõusaalis ja teen nii-öelda sellist hooaja ettevalmistust. Kui ma nii-öelda suusatada saan, siis ma käin ka hästi palju välismaal nii-öelda treenimas ja treeninglaagrites. Et tihti need treeninglaagrid on ka just võib-olla nendes kohtades, kus mul võistlused tulevad, et ma saan enne võistlustel samal ka natuke harjutada. Aga jah, et praegu ongi, et ma teengi 3 trenni umbes nädalas. Üks trenn kestab sihuke 1,5 tundi umbes. Ja kui ma välismaal nii-öelda lumel treenimas olen, siis tavaliselt ma treenin sihuke 3 tundi päevas. Aga see käib natukene oleneb. Võtame veel viimase küsimuse. Palun. Mis kohe sul on? Mul on husky.
sest tal on erivärvisilmad ka. sai mingi kiiresti lõpetatud. Nüüd on aeg sealmaal, et sa saad tulla küsida Keeli käest autogrammi. Tõstame sellele, oota, stopp. Et ei tekiks seda väga suurt elevust korraga, siis oleks hea, kui me liigume siia ette klasside kaupa. Nii et kolmas A, ole hea, tule võtta siia rivisse.